Siin on suurepärane võnkumise näide, milleks on pendel. Selleks on nöör, mis on ühest otsast kinnitatud ning mille teises otsas ripub raskus. Igal pendlil on olemas tasakaalu olek, mida ta alati üritab saavutada. Kui me viime raskus tasakaalu olekust välja, siis näeme, kuidas ta tagasi liikuma hakkab. Teeme seda teises suunas ning teeb ta täpselt sama. Väga oluline on see, et kui me laseme raskust lahti, siis kiirus hakkab pendlil kasvama ning tasakaalu olekus on kiirus liiga suur, et ta sinna seisma jääks. Nii kihutab ta tasakaalu olekust mööda ühes suunas ja teeb ta täpselt sama teises suunas. Ja väga oluline on siin see, et nii ta saab jätkuvalt võnkuda pidevalt tasakaalu olekust mööda kihutades ja teeb ta seda nii kaua, kuni tal energiat jätkub. Võnkumist me leiame igal pool. Väga heaks näiteks on pall, mis põrkub spordisaalis ning mis üritab alati saavutada põrandat. Ja see on tema tasakaalu olek. Veel hea näide on inimese südametöö, kus südame tasakaalu olekuks on lõdvestatud olek ja süda töötab siis sisse välja oma tasakaalu oleku ümber. Samuti suurepärane näide, mis on tänase videoga väga hästi seotud, on muusikainstrumendid, näiteks keelpillid, löökpillid ja ka puhkpillid. Samuti sobivad ka imelikud pillid. Vaatame korra kitarri aeglustatult ning märkame, et selle mängimisel keel, mida mängija tõmbab, hakkab võnkuma. Sellest võnkumisest tekibki see äratuntav ilus kitarri heli. Puhkpillide puhul on lugu sarnane, aga siin juba ei võngu pilli keel, vaid võnguvad inimese huuled. Löökpillide puhul on sama asi ning siin võngub juba pillimembraan või terve pill. Aga kuidas võnkumine, mis toimub pilli sees, jõuab inimese kõrvadeni ilusa helina? Siin aitab meil siis antud seade. Vaatame korra seda grafoprojektori katset. Siin on üks anum, kus on valatud natukene vett ning on näha, kuidas veepind lainetab. Kui me vaatame aga ekraani peale, siis on ilusti nähtav lainete levimine. Palun pane tähele, et laine levib tekkimise kohast eemale igas suunas võrdselt. Veel võib tähele panna seda, et kui laine tekib, siis alguses on selle mõju väga suur ja mida kaugemale laine jääb algpunktist, seda nõrgemaks see saab. Järgmine, mida me vaatama hakkame, oleks see väike voolik, mille külge on ühendatud vibreeriv kõlar. Kõlar saab võnkuda üles-alla teatud kiirusega. Lülitame see sisse ning näeme, kuidas võnkuv voolik vee pinnal tekitab pidevalt lainetusi. Me võime muuta selle kõlari võnkumist, ehk siis me võime muuta lainete tekkimist. Ühel hetkel on võnkumine aktiivsem ja kiirem ja teisel hetkel on võnkumine vähem aktiivsem ja aeglasem. Üks väga oluline laine omadus, mis ühtlasi ka heliga seotud on laine sagedus. Heli puhul nimetame me seda helisageduseks. Helisageduseks nimetame me laine täisvõnkete arvu, mida ta teeb 1 sekundi jooksul. Kui laine ühe täisvõnkumise teeb 1 sekundi jooksul, siis laine sagedus on 1 herts. Siin aga te näete sellist lainet, mis teeb 30 täisvõnget 1 sekundiga, ehk selle sagedus on 30 hertsi. Siin on 60 hertsi ja siin on 120 hertsi. Palun loe järgmine äpp alla ning selle äpiga saad sa genereerida erinevaid helisignaale erineva helisagedusega.
Tuletan meelde, et mida kõrgem on helisagedus, seda kõrgem on helitoon. Antud juhul on siis 395 hertsi helikõrgus, 78 hertsi ja 1044 hertsi. Antud äpis saad tekitada helisignaale 0 kuni 20 000 hertsini. Hetkel mängib helikõrgusega 20 000 hertsi. Mina seda ei kuule. Mikrofon kindlasti seda kuuleb ja kuuleb seda ka kaamera, mis mind filmib praegu, aga kõrvad seda vastu ei võta. Proovige, tehke see katse läbi, määrake enda kuulmise alumine ja ülemine piir. Me alustame ülemisest piirist, ehk siis praegu heli mängib, aga meie seda ei kuule, hakkame minema madalamaks ja proovime märkida, millal me hakkame kuulma midagi. Mina hakkasin kuulama umbes 7635 hertsi juures ning see pinisemine on päris vastik. Kindlasti on see vastik ka sulle. Jõudsime 1000 hertsini ning see helisagedus on huvitav just sellepärast, et selle heliga piiksutakse kinni erinevad roppused. Lähme allapoole ka. Helikõrgus 50 hertsi on huvitav seetõttu, et seda sa kuuled alati erinevate elektriseadmete juures. See tuleb sellest, et elektrisüsteemi vahelduva voolu sagedus on just 50 hertsi ning kui kuskil on vähemalt mingisugune probleem, mis on seotud maandusega, siis alati tekib kõlarites see tuttav heli. Ja nüüd proovime määrata ka minu madalam kuulmise piir, mis tegelikult võiks inimesel olla 20 hertsi, et helid, mis on madalamad kui 20 hertsi inimesel ei ole kuuldavad, aga see kõik sõltub tegelikult helisüsteemist, et kui head on kõlarid, kus sa seda kuuled. Kindlasti telefonist sa ei kuule helisid, mis on madalamad kui 50 hertsi. No antud helisüsteemiga ma arvan, et ka minu kõrvadega ma ei suuda kuulda helisid, mis on madalamad kui 16 hertsi. Helid, mis on madalamad sellest, mida inimene kuuleb, nimetatakse infrahelideks ning helid, mis on kõrgemad sellest, mida inimene kuuleb, nimetatakse ultrahelideks. Rääkides infrahelidest, võib alati proovida tekitada sellist heli, mis on madalam kui see, mida sina kuuled. Hetkel näiteks mängib helikõrgusega 14 hertsi ning mina seda ei kuule üldse. Aga kõlar tõmbleb täie rauaga. Kas sina seda kuuled? Mina mitte. Kui mõelda siiski sellele, kuidas jõuab heli võnkuvast pillist inimese kõrvani, siis suurepäraselt sobib siis järgmine katse. Siin on üks kõlar, mis hakkab tõmblema üles alla, kui ma seda sisse lülitan. Ning siin on üks trummimembraan, mida ma viin sellele kõlarile lähedale. Helilained, mis tekivad kõlari võnkumisest, suudavad levida läbi õhu ning mõjutada selle trummimembraani. Membraan kõlariga kokku ei puutu, kuid membraani on kõvasti mõjutatud tänu helilainetele.
Kui me mõtleme kitarrikeele võnkumisele ja helilaine tekkimisele, siis peame ka kindlasti natukene uurida, kuidas helilaine õhus levib. Kitarrikeele võnkumisel lükkab kitarrikeel õhumolekule ning sellega tekitab ta ülerõhualasid ja alarõhualasid. Ülerõhualad tekivad sinna, kus molekulid on kokku pressitud ja alarõhualad tekivad sinna, kus molekule on laiali lükatud. Nii hakkavad ülerõhualad ja alarõhualad ruumis edasi levima ning ümber paigutama õhumolekule edasi ja tagasi. Helilaine jõudes trummimembraanini paneb seda trummimembraani kaasa võnkuma, nii nagu me seda katses nägime. Kui ühel hetkel trummimembraanini jõuab ülerõhuala, siis trummimembraani õhk surub sissepoole. Kui trummimembraanini jõuab alarõhuala, siis trummimembraan paisub väljapoole. Inimese kõrvas toimub sama asi, kus trummikile hakkab helilainega kaasa võnkuma. Kui trummikile liigub kaasa väga palju, siis heli on vali ja kui trummikile liigub kaasa vähe, siis heli on vaikne. Helilained saavad olla erinevad. Üks ja sama helitoon, mis on näiteks teise oktavi do, võib kõlada erinevalt. Viiulil kõlab see ühtemoodi, kitarril kõlab see teistmoodi, inimese suust kõlab see kolmandat moodi. Ja kõik see on tänu mõistele, mis on tämber. Helitämber on laine kuju ning seda võib kirjeldada erinevate helisagedustega, millest heli koosneb. Ühes helis võib tegelikult olla mitmeid helisagedusi ning kokku liitudes moodustavad kõik nad ühte unikaalset helitämbrit. Nagu me siis aru saime, siis lained saavad olla erinevad. Saab olla erinev lainesagedus ja sellega saab ka heli olla erineva helisagedusega. Helisagedusega me tavaliselt seostame helikõrgust. Helikõrgus võib olla madalam ja helikõrgus võib olla kõrgem. Kohe nii ei saagi aru, kumb on madalam ja kumb on kõrgem, aga siin aitavad meil suurepärased Androidi äpid. Siia tuleb üks QR-kood, skaneeri seda ja lae äpp alla. Esimene äpp aitab meil aru saada, mis on helikõrgus ja millistest helidest koosneb ühe instrumendi heli. Nüüd skaneerige see QR-kood ja laadige alla järgmine äpp. Selle äpiga on võimalik täpselt vaadata, kuidas võngub pill. Näiteks, kui me võtame kitarri ja vaatame seda äppi, siis ülemise graafiku abil on võimalik jälgida, kuidas võnguvad minu häälepaelad. Aga proovime sama kitarriga. Siis näeme, kuidas enam-vähem võngub kitarri keel. Samuti on võimalik alumisest graafikust näha helikõrguse helisagedust. Proovige tehke seda enda häälega, erinevate pillidega, erinevate koduste vahenditega. Soovitan alustada näiteks veinipokaalidest. Lisaks sellele, et heli saab olla erinev helisageduse ja helitämbri poolest, saab helil olla erinev ka helivaljus. Sama sagedusega ja sama tämbriga heli võib olla valjem ja vaiksem. Kuidas aga inimese kõrv saab kuulda valjemalt või vaiksemalt? Asi on tegelikult üpris lihtne. Füüsikalisi suuruseid, millega me saame kirjeldada helivaljust, on tegelikult väga mitmeid. Üks on näiteks heliintensiivsus, mis kirjeldab seda, kui palju energiat ühe ruutmeetri kohta kannab helilaine. Meie aga lihtsustame seda protsessi ning võtame kasutusele kohe ühte väga tuttavat ühikut, mis on detsibel. Detsibel on kaudselt seotud
rõhuga, mida helilaine avaldab mõjutatavale pinnale, näiteks inimese kõrva trummikilele. Aga alustame sellest, et te vaatate oma kodus oleva helisüsteemi ekraanile ja tegelikult paljud teist on juba tänaseks päevaks märganud, et kui helisüsteemi teha valjemaks, siis detsibellid muutuvad väiksemaks. Vot on ikka kahtlane asi. 0 detsibelli tähendab seda, et antud helisüsteem töötab täisvõimsusel. Kui me näeme, et helisüsteemi ekraanil on näidatud -20 detsibelli, siis heli, mida annab see helisüsteem välja, on 20 detsibelli vaiksem kui selle helisüsteemi maksimum. Siis heliseadme või videoseadme ekraanil ei ole nähtav päris helitugevus, mis hetkel mängib detsibellides, vaid on näidatud mitme detsibelli võrra on hetkel heli maksimumist vaiksem. 0 detsibelli jagavad helivaljust 2 osaks. Need helilained, mis on vaiksemad kui 0 detsibelli, ei ole inimesele kuuldavad ja alates 0 detsibellist hakkab inimene helisid kuulma. 0 detsibelli ei ole siis täielik helide puudumine, vaid on selline helivaljuse tase, mida inimene ei taju. Alati igas klassis leidub selline õpilane, kes küsib. Õpetaja, aga milline on kõige valjem heli ja kas üldse see saab olla? Sest kui üks heli on selline normaalne, siis kindlasti on heli, mis on veel ja veel ja veel valjem. Kas on helivaljuse piir olemas? Mõtleme korraks sellele helile ja kuidas see töötab. Me rääkisime sellest, et helilaine tekitab ülerõhku ja alarõhku. Milline saab olla kõige väiksem alarõhk? See on täielik vaakum ja vaakumist madalamat alarõhku ei ole võimalik tekitada. Selline helilaine, mis tekitab alarõhku, mis on võrdne vaakumiga, ongi kõige valjem heli. Ja see helivaljus on 194 detsibelli. Sellest valjemat helilainet ei ole olemas. Kuid aga on olemas lööklaine. Siin ei ole laines alarõhku, vaid on ainult ülerõhk. Ja ülerõhk saab olla mis iganes suur. 0 kuni 194 detsibelli. 0 detsibelli, väga vaikne. 194 detsibelli ilmselt on väga valjus. Aga vaatame vahepeal. 20 detsibelli on täieliku vaikse ruumi helivaljus. 30 detsibelli on selline helivaljus, mida inimene kuuleb ruumis, kus teise ruumi otsas sosistab teine inimene. 40 detsibelli on selline helivaljus, mida sa võid kuulda näiteks vaikses raamatukogus. Aga kui vali on inimese hääl või mitmele detsibellile see vastab? Inimese hääl on võrreldav umbes 40 kuni 60 detsibelliga, sõltuvalt sellest, kuidas inimene räägib. Väga valjusti rääkides või olles kuskil õues, helitase võib ulatuda 60 detsibellini. Kuskil väga suure maantee ääres võib helitugevuse tase olla 70 detsibelli. Väiksed kõlarid võivad tekitada heli valjusega umbes 90 detsibelli ning suurel massiivsel kontserdil võib helivaljuse tase ulatuda 120 detsibelli. Inimese kõrvadele on ohtlik helitase, mis on kõrgem kui 100 detsibelli. Sellist heli ei tohi kuulata liiga kaua, kuni inimese kõrva sees olev trummikile võib saada vigastusi ja mõnel juhul trummikile vigastustest taastamine ei ole kahjuks võimalik. Nüüd on minul sinule üks väga hea küsimus. Kui rock-kontserdil võib helivaljus ulatuda 120 detsibelli, siis paku, mitmele detsibellile vastab tuumaplahvatus, kui sina oled täpselt selle läheduses? 100 000 miljardeid triljoneid detsibelli. Ei ole 1000, ei ole miljon, vaid on 300 kuni 400 detsibelli.
tuumaplahvatus 300–400 detsibelli, kuidas see võimalik on? Aga asi võib olla palju keerulisem, kui alguses tundus. Detsibelli skaala ei kasva nii, nagu teevad seda skaalad, millega sina oled harjunud. Kui detsibellide näit kasvab 10 detsibelli võrra, siis heli valjus tegelikult kasvab 10 korda. Võtame esialgseks siis heli, mis vastab 10 detsibellile. Siis heli, mis vastab 20 detsibellile, on 10 korda valjem. Heli, mis vastab 30 detsibellile, on juba 100 korda valjem kui heli, mis vastab 10 detsibellile. Heli, mis vastab 40 detsibellile, on juba 1000 korda valjem. Ning arvuta välja, mitu korda valjem on tuumapommi plahvatus võrreldes heliga, mis vastab 10 detsibellile. Proovi skaneeri see QR-kood ning lae alla äpp, mis teeb sinu telefonist seade, mis mõõdab helivaljusust selles ruumis, kus sa asud. See äpp loomulikult ei ole ideaalne ja ei näita ta väga täpselt, aga ikkagi ta aitab sul natukene paremini aru saada, mis sinu ümber toimub.